Tulevik ei ole kaugel ja tegelikult on see juba siin. Elada nii, et kulusid peaaegu pole, on unistuseks, mille poole püüelda. Viljandi järve äärde looduskauni vaatega lõunapoolsele mäenõlvale on Sense ehitanud rahvusvahelise passiivmaja metoodika alusel energiatõhusa eramu. Hoone küttevajadus on sedavõrd väike, et see on mõistlik katta lokaalsete energiatootmislahendustega ja nii on saavutatud ka ligi nullenergiahoone tase. Kõrge energiatõhusus ei tähenda pelgalt madalaid kulusid, vaid ka suurepärast sisekliimat ehk sooja pindu, värsket õhku, palju naturaalset valgust ja nii edasi. Kuid sisekliima kvaliteet ei piirdu vaid eelnevaga. Lisaks on selle maja loomisel kasutatud oskuslikult ka looduslikke viimistlusmaterjale, mis tagab mürkainete vaba sisekeskkonna. Nii pole ohtu, et sünteetilised materjalid tervist kahjustada saaksid. Looduslike ehitusmaterjalide kasutus pole ainult visuaalne, vaid ka funktsionaalne. Näiteks on lõunaküljes asuvate ruumide siseseintes kasutatud eelvalmistatud tampsavielemente, mis absorbeerivad õhuniiskust kui ka soojust. Kogu maja sisekliima ja soojuslik toimimine on läbinud põhjalikud simulatsioonarvutused ja juhuslikkusele pole ruumi jäetud. Maja kuju ja ruumiprogrammi on loonud passiivmaja arhitekt Eneli Markvart. Ehitas Sense. Sisekujunduse võttis enda kanda Sirje Kadalip. See on minu praktikas esimene passiivmaja ja mida tähendab passiivmaja inimesele, tähendab ta seda, et see on ökonoomne elamine, investeering pikaks ajaks. Aga minu kui sisekujundajaks tähendas see siis seda, et sellel majal on väga paksud seinad, 60 cm paksused ja välisseinad, et minu jaoks pühad lehmad, mida ei tohtinud puutuda. Sinna ei saa teha auke, näiteks ei saa panna ka pistikupesasid. Kui siis seda teada, siis tuleks juba varakult planeerida välisseintesse lisakiht. Mina liitusin selle projektiga mitte liiga vara. See maja oli projekteeritud firmas Sense, mis tegelebki passiivmajadega ja arhitekt Eneli Markvart oli juba planeeringu teinud. Ja kui mina liitusin, oli need ruumid juba üsnagi paigas ja just ei raatsinud enam seda lisakihti välisseintesse panna, et ruumid oleksid läinud veel väiksemaks. Selles mõttes minu jaoks oli see keeruline ülesanne. Kuna siin on tegemist passiivmaja välisseinaga, pidime tooma elektri, mida on köögis alati väga vaja, tööpinna sisse. Nii et siin on süvistatud pistikupesa, 2 paari, mida tavaolukorras me praktiliselt ei näe. See on hea nipp lahendamaks olukorda, kui seina sisse pistikuid teha ei taha. Tegemist on umbes 200 ruutmeetri suuruse majaga, mis on 3-kordne, nii et need korrused ei ole üldsegi suured, väga kompaktne. Passiivmaja tähendab seda, et aknad on lõuna poole. Tellija kindel soov oli saada paberitega passiivmaja, nii et kompromisse teha ei saanud. Mis minu töösse puutub, siis näiteks köögis ei saa õhupuhastajaga õhku välja viia, peab kasutama söefiltrit. Lisaks on see maja minu jaoks eriline seetõttu, et paljud inimesed, kes tellivad endale passiivmaja, eelistavad ka loodusmaterjale ehk siis savikrohve. Minul oli juba ammu unistus, et ma saaksin teha savikrohvidega maja, mis oleks modernne. Sest väga tihti kasutatakse neid materjale pigem vanades majades, palkmajades ja see kombinatsioon tihti ei ole moodsas võtmes. Need materjalid, mis tekitavad niivõrd imelise sisekliima inimesele, nagu savikrohvid, mis võtavad endasse niiskust, annavad tuppa tagasi, võiksid olla ka moodsa maja üks osa. Ja ma unistasingi, et ma leiaks kunagi tellija, kellele meeldiks savikrohv materjalina, aga samas minu eelistatud käekiri on ka ikkagi modernne ja ma sain need seekord tõesti kokku panna. Ja siin majas on kõik seinad peale abiruumide kaetud savikrohviga. Me oleme kasutanud 2 tüüpi pinda. Dekoratiivsemad aktsentseinad on tehtud üraski faktuuriga savikrohviga, mis on sellisem reljeefsem, märgatavam. Ja seal me oleme kasutanud toone. 0-korrusel oleme lisanud kargele mustale hallile juurde savi punase tooni ehedana. 2. korrusel me oleme kasutanud halle savisid ja lisaks kabinetis ehedat rohelist, mis on siis toonimata. Mujal olemegi siis piirdunud hallide toonidega, tumehall ja helehall.
ja kõik ülejäänud seinad on kaetud saneerimiskrohviga, mis on siis üle võõbatud savivärviga. Ja minu küsimus Safranile, kes mind ka koolitas selle projekti käigus, oli see, et kas nüüd see õhuke savivärvikiht ka töötab kuidagi inimese kasuks, kes seal ruumis elab. Siis mulle öeldi, et kuigi see kiht on väga õhuke, on selle maht ikkagi päris suur. Nii et samamoodi töötab ka see õhuke savivärv siin ikkagi selle hea sisekliima ja atmosfääri kasuks. Saneerimiskrohv on oma olemuselt savimineraalidega rikastatud lubikrohv, mis oli algselt mõeldud väga niiskete ruumide viimistluseks. Selle absorbeerimisvõime on üllatavalt kõrge, sidudes 3–5 mm paksuse kihina endasse lausa liitri vett ruutmeetri kohta. Saneerimiskrohv ei pundu ning tänu lubjasisaldusele ei teki ka hallitust. Siis on üks väga oluline asi, mida siin silmaga ei näe. Selles kodus on keskteljeks tampsavisein, mis tähendab seda, et see keskmine sein siin ruumis on üleni savi. Ja see töötab juba palju suurema intensiivsusega kui lihtsalt savikrohvitud sein. Ehk siis see sein on väga inertne. Ta võtab endasse soojust kui ka niiskust rohkem kui mõni teine sein. Seda ei ole mõtet teha seal, kus see sein kaetakse mööbliga. Ehk siis siin kodus töötab ja ongi tampsaviseinana tehtud diivanitagune sein ja samal teljel on sein, mis ühest küljest on küll köögimööbliga kaetud, aga teisel poolel on ta trepihalli sein. Seda seina oli mõtet teha savitampseinana. See maja on suhteliselt väike. Kuigi 200 ruutu võib tunduda mitte liiga väike maja, aga kuna see on jaotatud 3 korruse peale, siis need ruumid ei ole sugugi liiga suured. Ja minu jaoks oli pigem probleem see, et elutuba köögiga koos on väga pikk ja kitsas ruum. Siis oligi esimene ülesanne, et kujundus peab olema selline, et see pigem avardaks ruumi. Ja siit tuligi loomulik valik, et on heledust palju, seinad on heledad. Ja valisin ka heledama põranda kui tavaliselt. See on selline valgendatud tammepõrand, millel on metallse hallikaläikega lakk. See maja on jagatud 3 korrusele. 0 korrus on see, kus tegelikult pererahvas siseneb ja oligi nõue, et see ei oleks mingil juhul selline ükskõikne ja nii-öelda keldrikorrus. Ta ei olegi kelder. See maja paikneb mäe küljel, üsna viltusel reljeefil, nii et siit avaneb vapustavalt kaunis vaade Viljandi järvele. See on juba pool sellest kujundusest, ütleme nii, et pool tööd on tehtud selle vaate poolt. 0 korrus on siis garaaž, abiruumid, pererahva sisenemine majja. Külalised tulevad trepist 1. korrusele, kus on avatud elutuba köögiga, söögitoa osaga, duširuum, kabinet, garderoob. Ja ülemsel korrusel on 2 magamistuba, vannituba ja hobituba pluss garderoob. Esimene korrus on nagu tavapäraselt ikka elutoa korrus Eesti kodus. Elutuba on avatud ja ühendatud köögiga söögitoaga. Kui on köök avatud elutoas, siis ma alati püüan teha nii, et see köök oleks võimalikult vähe köögilik, et ta kaoks ära heas mõttes. Köök ja garderoobi lahendused on tellitud Baltesti mööblitehasest, kus furnituuri garantii kehtib lausa 25 aastat. Töötasapind ning selle tagune sein on valmistatud Diapolis kvartsist ning kestab terve eluea. Baltesti eritellimusmööbli tootmisaeg võib olla uskumatult lühike, vajadusel 5 päevaga tellimusest paigalduseni. Ning kui oma sisekujundaja puudub, saab kasutada ka Baltesti kogenud mööblijoonestajate abi. Me tegelikult proovisime päris mitu erinevat planeeringut läbi, enne kui otsustasime külgepidi vähem nähtava köögiplaneeringu kasuks. Toimetamise osa on küljega elutoa poole vähem nähtav ja elutoa poole pööratud osa on siis napim. Kogu elutoa mööbel on valge kõrgläikega, et ta oleks võimalikult õhuline, ei vähendaks ruumi. Enamus mööblit on kontseptist, diivanilaud, puhvet, söögilaud, toolid, tugitoolid. Diivan on siin peres lausa nuppudega liigutatav. Et ülimugav on see peatugi, mis siit üles liigub ja samamoodi jalatugi. See diivan ongi
autoistme mugavusega. Täiesti tunne, nagu istuksid mugavas autos. See söögilaud on minu meelest väga hea leid, sest et lahti käivat lauda vajavad kõik. See lahtikäimissüsteem on sellel puukontsepti laual küll fantastiline. Et seda saab täiesti üksinda. See lisaplaat on siin lauas sees, mitte kuskil garderoobis või kuskil kapi taga. Ja päris mitu kohta juurde. On ka eritellimusmööblit. Näiteks Art Interior tegi televiisori kappi. Eriliseks teeb selle kappi ehk see, et seal on taga selline helendav sein, mis ei ole üldsegi mitte plastik, vaid on korian. See õhuke korian tõesti kumab läbi ja annab teleri vaatajale sellise vähem kontrastse tausta ja on silmale hea. Siin kodus on väga palju tehnikat ja tehnilisi lahendusi, see on üsnagi tark maja. Õnneks on peremees tõesti selline, kes kasutab seda tarkust. Siin on mootoriga liikuvad kardinad, siin on kogu valgustisüsteem taalisüsteemiga lahendatud. Enamus valgusteid on LED-id, timmerdatavad, grupeeritavad ja peaaegu kõik on ka muudetava valgusvärvusega. Et see kõik annab võimaluse seda valgust muuta nii gruppide mõttes, valgustugevuse mõttes, värvuse mõttes. Seda võimalust ja paljusust ilmselt peremees õpib alles. Grupeerida on selles mõttes loogiline niimoodi, et sul on üldvalgus, sul on meeleoluvalgus, sul on kohtvalgus ja see kõik on kaugelt juhitav, aga see on ka turvateema. Valgustus annab inimesele märku, mis on valve all, kas on valve all. Kõik ruumid on siin tehtud nii mugavaks, et sisenedes ruumis ja valgus läheb ise põlema. Passiivmaja põhimõte töötab nii, et valgus tuleb koos soojusega sisse, ehk siis aknad tehakse maksimaalselt lõuna poole. Kõik see, mis loodusest tuleb, maksimaalselt tuppa jõuaks. Samas tuleb suvel seda ka mahendada, ehk sellele vastu töötada. Siin majas on selleks mootoriga välisribid. Sellega tuleb tegeleda juba projekteerimisstaadiumis, et oleks olemas toide, aga see on suurepärane võimalus reguleerida valgust ja lisaks sellele ka inimesele endale võimalus, et kui kogu see maja fassaad on avatud valgusele, siis see alati ei pruugi ka väga mugav olla. Nii et mootoriga saab reguleerida maja väljaspool olevaid metallribisid üles-alla, kinni lahti, pool kinni, pool lahti. Ja miks see veel on parem kui sisemised ribid? Sest et ribid katkestavad valguse väljaspool akna pinda. Kui ribid on seespool, siis see soojus jõuab juba ikkagi tuppa ja ei ole nii palju reguleeritav. Nii et kui me räägime ikkagi valguse reguleerimise suurte akende puhul, tasub kohe mõelda maja väljaspool asuvate ribide peale. Need ribid on metallist, nii et tegelikult töötavad nad ka pimendajatena. Polegi vaja enam pimendavaid kardinaid näiteks. Võiks ju arvata, et kui välised ribid on majal olemas, et siis muid aknakatteid polegi just kui vaja. Aga sisekujundajana ütleks ma, et päris nii see ikkagi ei ole. Üks asi on küll nüüd nii-öelda ilu või hubasus, mida kahtlemata tekstiil tuppa toob. Aga teine on ka puhtalt ikkagi funktsionaalne. Et kui nüüd selles elutoas olla, siin on väga palju klaasipinda. Ja õhtul, kui õues on pime, muutub see üsnagi kõledaks, mustaks pinnaks ikkagi. Ja inimene tunneb ennast ruumis ikkagi mõnusamini, kui siin on ka see tekstiil olemas. Milline see tekstiil on, see on juba tõesti nüüd enda valika. Meie kõhklesime paljude variantide vahel, et kas ta on läbipaistev, kas ta on mustriga, kas ta on neutraalne, sest see ruum on hästi neutraalne ja andis meile võimaluse mängida kardinate peal ka näiteks suure graafilise mustriga. Aga lõpuks me jõudsime ikkagi väga rahuliku, diskreetse lahenduseni, sest leidsime, et see maal ja graafika on selle maja puhul vaatena olemas. Me ei hakanud sellega võistlema. Aga kui me tahame privaatsust, siis saab mootoriga tõmmata kinni kogu selle klaasise pinna. Me leidsime tõesti, võib-olla võiks öelda, halli neutraalse, aga
mõnusa sooja faktuuriga tekstiili. Kuna siin on hästi pikk ruum ja palju kardinapinda, siis me liigendasime selle niipidi, et otsaseintes me kasutasime sama tekstiili tumedat halli, mis on mõeldud selleks, et see ruum muutuks siis lühemaks ja laiemaks visuaalselt. Ja heledam hall on siis külgseintes, mis siis haakub selle halli saviseinaga, mis on siin juba olemas. Nii et väga lakooniline lahendus, aga samas ka pikaajaline. Ta ei väsita, ei tüüta ära. Ja lisaks on toodud kardinasiini kõrvale ka kitsas leedriba, mis annab võimaluse õhtul seda tekstiili faktuuri veel siis võimendada ja meeleolu luua. Eluda kõrval on kabinet. Kabineti aktsendiks on tervet seina kattev riiul. Peremees ütleb, et ta ei armasta asju, nii et asjade pärast see riiul sinna tehtud ei ole, aga pigem ongi ta üks selle toa aktsent lisavõimalusena asju paigutada. Värvitoon on võetud sellest savitoonist. See on tõesti keeruline eritellimustöö, nii et mul on hea meel, et Art Interior sellega hakkama sai. Kabinetis ei tehta igapäevaselt tööd, et see võib olla sellise kergem lahendus, et sellepärast sobis sinna minu üks lemmiklaud kontsepti valikust ja minu lemmikvalgusti, mis on minu meelest nagu väike koduloom, Curiosity, mis on ka kontsepti valikust. Kuna see maja on üsna karge oma valgete hallide toonidega, siis ma tahtsin siia duširuumi tuua natuke rohkem soojust. Ja tiigipuit on puit, mis sobib märga ruumi ka põrandale. Nii et siia on duši all tiigipuit, kogu põrand on puit ja ma tõin lisaks ka poti seinale. Duši osa on veidi ebatavalisem selles mõttes, et me tegime sinna ka puidust pingi. Seal on väga mugav ikkagi olla, mugavam kui tavalises dušinurgas. Ja seal on üsna eriline dušikomplekt, mille kõrgust saab siis muuta, vastavalt ka siis inimese pikkusele või siis lapsed ja täiskasvanud. Ja iste on väga mõnus. Siin saab niimoodi rahulikult jalgu pesta. Selle maja WC-pottide loputussüsteemile on lisatud söefiltriga ventilatsioonisüsteem, mida on võimalik siis ise nupust tööle vajutada. Et see nupp paneb tööle söefiltri ja ventilatsiooni, nii et need lõhnad, mis siis tekivad, kaovad. Selle maja eriline rosin on minu meelest trepp, mille disainimise au ma endale võtta ei saa, sest et peremees on selle ikkagi ise välja mõelnud. Mina olin konsultant, kes aitas üle disainimist vältida, aga kuna peremehel on endal tallifirma, siis nende võimaluste kasutamine oli just see väljakutse ja midagi erilist pidi see olema. Nii et see trepp on valgeks värvitud metallist, millele on lisatud siis valgendatud puiduga astmed. Ja lisaks sellele on siin ka tarkus lisatud, ehk siis valgus hakkab tööle siis, kui inimene sinna trepile astub. Esimesel korrusel on ka garderoob ja lisaks väike koduhoiuruum. Selles majas panipaiku üleliia palju ei ole, need on väiksed ja on jagunenud 3 korruse peale, nii et see oli omaette teema, nende sisustamine ja asjade ära paigutamine. Koduhoius on lisaks ka seinapealne segistikos dušiga. Soomes on see hästi levinud. Maja sisenedes on elementaarne, et seal on koera pesurest ja käsiduš. Eesti kodudes see nii tavaline ei ole. Nii et siin koduhoius oli just pererahva soov, et oleks põrandatrapp ja oleks mugav seinapealne segistikos käsidušiga. Seal on võimalik siis ämbrit täita, kummikuid pesta ja vajadusel ka koduloomi kasida. Koduhoiuruum on tihtipeale sellepärast hea, et näiteks kuivatusmasina puhul peab arvestama sellega, et tekib seda peenikest tekstiilitolmu. Parem on, kui see kõik toimub ühes ruumis. Et see ei ole ühendatud garderoobiga, vaid ikkagi see pesumasina, kuivatusmasina, triikimine võiksid olla eraldi ruumis. Hästi kompaktselt on lahendatud siin triikimine. Et see on välja tõmmatav, pööratav.
sest ruum on väike ja täiesti võimalik on siin see töö ära teha. Teine korrus on nagu ikka Eesti kodudes, pigem magamiskorrus. Trepihall on jäetud siin meelega avaraks, et tehakse seda avaruse muljet. Lisaks sellele jäeti ka väga eesmärgipäraselt keskmine väike tuba hobitoaks. Tegime sinna klaasist lükanud seinad, et seda loomulikku valgust pääseks sinna trepihalli. Ja siis on muidugi magamistuba ja külaliste tuba, täiskasvanud lastele, kes siia külla tulevad. Ja vannituba. No vannituba on pigem juba, võiks nimetada väike spa-keskus, sest seal on olemas leilisaun, aurusaun, massaaživann. Nii et see on üks tõeline tervisekeskus. Ka selles vannitoas ma tahtsin tuua soojust lisaks rohkem kui muudes ruumides. Nii et põrandale ma valisin keraamilise plaadi, mis imiteerib puitu, aga sellisel üsna omapärasel moel. Nii et ta mõjub jalale ohutuna ja soojana. Ja minu üks lemmik keraamiline plaat leidis endale kodu. Väga eriline plaat, kus dekoorplaadid olid väga reljeefsed, skulpturaalsed kaktused. Natuke läks muidugi vaja veenmisjõudu, et peremees selle idee vastu võtaks, aga mustvalges lahenduses leidsime siis kohad, kus need kaktused liiga teravad ja liiga jõulised ei oleks. Nii et nišis leidsid koha siis valged kaktused valgel plaadil ja ühel tühjal seinal siis mustad kaktused mustal plaadil. Lisaks tuli leida koht pikale peeglile, aga koht oli praktiliselt võimatu leida, kõik seinad olid juba ära täidetud. Leidsime lahenduse IF vannitoa mööblist, kus on olemas pöörd peegelkapp, mille üks pool on peegel ja mille taga on siis tegelikult mitme kapi mahus riiuleid, kuhu sai kogu selle kraami ära panna, mis muidu tavaliselt pannakse ära siis ülemistesse kappidesse valamu kohal. No neid me jällegi ei tahtnud. Leilisaun, pean ütlema jälle, on peremehe oma disainitud. Väga eriline hele puitribistik mustal taustal. Siin on ka väga eriline disain keris, mis on juba paljude eestlaste lemmik. Akvatori vann on muidugi täielik spa kvaliteet, siin on olemas veemassaažid, õhkmassaažid, valgustus, nii et spaasse minna sellel perenaisel vaja ei ole. Maast laeni aknad magamistubadest loomulikult vajavad katmist ja siin me valisime täispimendavad kangad, mis samamoodi töötavad puldiga ja mootoriga, nii et inimene ei peagi voodist üles tõusma, saab väga mugavalt need siis ette või eest ära tõmmata mootori abil. Maja terviku üheks suureks osaks on siseuksed. Nägime kõvasti vaeva, et leida see eriline spoon ja valgendus, mis sobiksid siis selle põrandaga. Uksed on Haapsalu uksetehase poolt teostatud ja samamoodi pidid nendega kokku sobima kõik garderoobid, garderoobi uksed, lükanduksed. Magamistoa riidekapis kasutasime voldikuksi, kuna seal oli väga väike ava ja käigutee. Et voldikuks on hea selles mõttes, et liuguksega jääb pool kapist jääb varju, aga siin saab ikka kogu kapi mahu ikkagi lahti avada. Need spoonid on kõik omavahel siis kokku mängima pandud. Et need garderoobid teostas Altest mööbel, kes on ka teinud köögi ja koduhoiu. See maja on minu jaoks tõestus, et passiivmaja võib olla erineva näoga ja tõestus, et savikrohvid saavad olla ka moodsas interiöris täiesti loomulik materjal. Savikrohvid ei pea olema kumerate nurkadega ja palkseinte vahel voolavad pinnad, vaid nad saavad olla karged, modernsed, lihtsad seinad ka moodsas võtmes.